praegu on mingi selline aeg, kus ma olen mingi sellises tundes, et mul justkui ei ole enam mitte midagi kaotada, et ma olen nagu mingis mõttes kuskil nagu põhja kätte saanud. Ja see on selles mõttes hea, et see annab sellise tunde, aga mul ei ole mitte midagi kaotada. Ehk see minu illusioon minust, milline ma nagu võiksin olla ja teistele välja paista, et seda nagu ei ole enam. Et sa näed näiteks mingid mustrid alles siis, kui sa oled teda jälginud nagu 2 aastat, vaata. See on, jaa. Nagu mulle on viimasel ajal meeldinud öelda, et elu hakkab meile herneid andma või olukordi andma. Ehk siis selleks, et sa saaksid selleks sinuks, kes siin istuks. Minu teema, mis mind ennast huvitab, mis tõesti tekitab hasarti, on hirmud. Ja see on veel selles mõttes ka huvitav, et ma ju tahan nendest hirmudest ju inimestega rääkida, aga inimesed ei taha muga hirmudest rääkida, sest see on... Ja siis mulle öeldakse, et aga uuri teda, lihtsalt vaatle teda nagu, mis ta sõnum sulle üldse on, mis ta sulle päriselt nagu praegu öelda tahab, nagu... Ma tulen oma hirmuseemnetega siia maailma. Jaa, tuleb näidata inimestele suure pildina. Ja siis sa teed suu lahti. See kõik laguneb koost ära. Ja siis sa nagu saad nagu selle kogemuse, et su sees on kõik olemas ja sa ei suuda seda anda välja. Ja see on armas Victoria. Tere, Einike. Mul on... Täna on tegelikult kõikidest tänastest, me siin salvestame niimoodi päris mitu saadet korraga ühes päevas, on ju. Siis minu jaoks kõige põnevam vestlus. Just sellepärast, et ma ei tea sind. Ma tean sind ainult läbi nende sinu kommentaaride jagamiste, mis sa mõnikord oled mulle ka Messengeri poetanud, aga peamiselt sa oled kommenteerinud. See on seda, mida Haan ja Lanna siis on jaganud või Einike on jaganud. Ja see on nagu... ainus asi, mis ma sinust tean ja mõnes mõttes ma ei ütle ka ja ma ei küsi ka, et kes sa oled. Mulle meeldib natuke see müsteerium ja eks me siis näeme, palju me siin sellest tänases vestluses rohkem teada saame. Sest et see on minu jaoks põnev. Ma alati, kui minu ringides või minu kliendiks tuleb keegi uus nägu, siis see on nagu mingi niisugune, sul tuleb mingi pakend, vaata, kingipakk tuleb. Ja siis, kuna mulle meeldib teadvust uurida, seda, kuidas inimene mõtleb ja igaüks mõtleb erinevalt ja loob erinevalt, toimib erinevalt ja stressis erinevalt ja nii edasi, on ju. Ja siis iga inimese puhul ma hakkan nagu, kuna minu maagia on justkui elus näha mustreid ja siis neid mustreid lahti niimoodi dekoodida siis või, avada. Ja siis ma näengi inimesi kuidagi niimoodi, nad on nagu juba nagu tohutud kingitused minu jaoks. Ja siis see lahti nagu uurimine või nagu lahti pakkimine järjest nagu võtad, ja siis kui nad jõuavad, ja nad on minu elus mõnikord aastaid, on ju. Ja siis seal oled seal, ja siis ikka leiad veel temas mingid nagu, ja et sa näed näiteks mingid mustrit alles siis, kui sa oled teda jälginud nagu 2 aastat, vaata. See on, jaa, nüüd ma hakkan aimama nagu seda tema nagu jõnksu, vaata, kui rattal oleks nagu kodarad mingi koha pealt nagu veits kõverad ja siis hakkab nagu mingi aja tagant viskama nii-öelda. Et siis minu nagu täna kõige ette teadmata vestlus mõnes mõttes, sest ma ei tunne sind ja ma ei tea, kuidas sa reageerid. Ja see polegi nagu eesmärk, et ma teaksin, vaid see kutsub mind hästi kohal olema sellesse meie vestlusesse. Ja esimene, selleks, et sina saaksid nagu tuua ennast kohale ka, ja siis ongi see, et kuidas sa praegu tunned ja mida sina tajud praegu siin minu kõrval istudes? No see mõte, mis mulle pähe tiirlema jäi, see resoneerub sellega, mis sinagi ütlesid, et aga see oli see, et ehedus sünnib teadmatusest, et kui me mõistusega ei tea, ehk seesama, mis sa just ütlesid, on ju. Aga no see, mis ma tunnen, et ma ärevust tunnen. Oleme selle ärevusega siis.
ja kuna teadmatus ei ole kunagi minu suur sõber olnud, siis temaga mul, tema tekitab siis sellist jah, ärevust ja isegi kuumust, isegi palav hakkab, et kui muidu mul on lihtsalt peaaegu et kogu aeg külm, aga vaata, kus see teadmatus tekitas praegu ärevuse ja mul nagu hakkab palav, mis on suhteliselt erakordne minu puhul. Mina nagu esimese diagnoosina ja ma lihtsalt, mulle meeldib lihtsalt vaadelda maailma. Ja siis see, mida ma kuulsin või kui sa ütled, et hakkab palav, see sisemine tuli, mis tegelikult alkemiseerib seda vana emotsiooni, mis kuskil on nagu olemas. Tahab sinust ära põleda ja tegelikult me oleme ju, me pidime esimese salvestuspäeva tegema tegelikult 8. märtsil naistepäeval. Ja täna on meil tegelikult ju, ma arvan, 19. aprill hoopis midagi sellist siin salvestuspäeval. Ja sa oled nii ilusti nagu jaganud natuke mulle seda nagu enda protsessi ka selles, just selle koha pealt, et see, kuidas sina ju sattusid siia, oli see, et sa ühes laivis ma kunagi ütlesin, et midagi niisugust hakkab sündima ja kui keegi tunneb ära, et tema tahaks olla siin minu kõrval, siis sina kirjutasid mulle, et sa ei tea, kas sa tahad, aga sulle kuidagi resoneerus või midagi sellist. Mingi meeldesegadus, et ma olin mingis väga heas sellises meeleolus ja siis ma mõtlesin, et on nii äge on ju. Just. Ja siis läks mingi aeg mööda, siis ma mõtlesin, et issand, mida ma olen teinud. Las ta olla, et võib-olla jääb ära või midagi. Äkki ei juhtugi midagi. Aga hea oli see, et kuna sina kuidagi lood hästi sellise turvalise tunde ja siis mul oli see, et ma ei ole seal ju üksi ja kui mul ei tule ühtegi sõna ja ühtegi mõtet, siis Einik ikka räägib, on ju, et siis ma vaatasin, et hea küll. Ja tegelikult see oli ka, et praegu on mingi selline aeg, kus ma olen mingis sellises tundes, et mul justkui ei ole mitte midagi kaotada, et ma olen nagu mingis mõttes kuskil nagu põhja kätte saanud. Ja see on selles mõttes hea, et see annab sellise tunde, aga mul ei ole mitte midagi kaotada. Ehk see minu illusioon minust, milline ma nagu võiksin olla ja teistele välja paista, et seda nagu ei ole enam. Ja see on päris hea, et see on siuke annab sellise rahu. Aga vahet pole, mis ma teen, on ju. Aga mind ei huvita. Mis mulje ma jätan, sest ma teen, kõlab nagu, et ma teen, mis ma tahan või siis mida hing ihkab, kõlab nagu ilusti. Ja mõnes mõttes sa minu jaoks just nagu enda minu hinges ma kutsusin ka kogemusena just kedagi sellist saatesse enda sees, kellele see ongi justkui nagu see kogemus, et midagi pole kaotada või pole ka mingit illusiooni nii-öelda toita. Pole nagu kaotada seda midagi, mis on näiteks nendel, kes on näiteks brändi väga kõvasti üles ehitanud ja siis ta tuleb ja siis mõtle, kui ta tuleb siin hoopis on keegi teine järsku. Et Einik küsib midagi niisugust, mis teeks nagu hästi teiseks, et mõnes mõttes, et nagu 0 punktist loomine või restart. Nagu sa ütlesid, et sa oled sellesse kohta praegu läinud, kus sa tunned, et justkui on mingi 0 punkt, neutraalsus ja siis sa saad tegelikult katsetada, mida iganes sa siis nüüd looma tahad hakata ja kas sa tahad ja mis suunas üldse. Et seda niisugust mängulisust ma olen tajunud ja samal ajal nendes viimastes kuudes nii huvitav on ju ka kogeda seda, et keegi sinu jälgijatest ei ole sinu päris ruumis olnud, on ju. Ja mõnes mõttes, aga sa aga ta on niimoodi kaasas, et ta mingitele asjadele resoneerub, mingitele asjadele vaidleb vastu, mingitele asjadele nagu küsib nagu seda minu avarat vaadet, on ju.
või seda vaadet, et mis mina võiksin arvata ja samal ajal nagu julged, et sa oled alati julgenud küsida nagu sellest enda perspektiivist, et sa ei ole läinud sellest, et Enniki, ma tahan sulle meeldida, et ma küsin nii nagu sa oled õpetanud. Et mulle meeldib väga see, kui inimesed on hästi ausad või selles, kus nad parasjagu on ja see mulle nagu, see käivitab mind. Siis ma saan nagu minna mingit teekonda avastama. Ja, et see virtuaalmaailm on kuidagi minu jaoks nagu selline turvaline koht, kus neid esimesi samme teha. Et nagu päris maailm on juba natukene rohkem ärevust tekitav, et siis nagu samm haaval. Ja samas ma hästi tahan siin tunnustada ja võib-olla siia tuua ka teemana sisse. Et minu jaoks loomine, et kui me esimeses saates Piretiga rääkisime sellest, et kuidas on vaja teada saada see, nagu see soov puhtaks saada, mida ma üldse tahan nagu kogeda, mis on nagu see minu maitse, on ju. Siis sellel hetkel, kui me oleme selle soovi nagu ära tundnud, nagu sellele, et see on see, mida mina tahan nüüd hakata looma. Vaata, kui me hakkame rääkima teadlikust loomisest, on ju sellest, et millist illusiooni me siis nüüd looma hakkame, on ju, sisuliselt. Et siis sellel hetkel, et kuna see käib kõik läbi meie keha, läbi meie olemuse ja sellel hetkel, kui sina ütlesid jah, et sa tuled siia minu kõrvale istuma, siis sellel hetkel sa tegelikult aktiveerisid enda kehas selle naise, kes istub siin kõrval. Ja sellel hetkel ja ükskõik, mida keegi on loomas, toimib täpselt sama asi. See on nagu kvantum loomise põhitõed. Ja me nagu nii kaua, siis läheb see asi täis loomisse, kui me täielikult nagu alistume sellesse, me lubame sellel juhtuda, aga ennem on mingi hetk, mil sa tead enda kehas, et sa lähed sinna. Nagu kõigepealt on idee sellest, et võiks minna ja siis järgmine hetk on see, et tekib mingil hetkel teadmine, et ma lähen. Nagu et su keha teab, et sa lähed. Ja siis see juhtub. Aga sellel teel tavaliselt, sõltuvalt võib-olla siis sellest asja suurusest või olulisusest elu kontekstis või tähenduste kontekstis. Siis nagu mulle on viimasel ajal meeldinud öelda, et elu hakkab meile herneid andma või olukordi andma. Ehk siis selleks, et sa saaksid selleks sinuks, kes siin istuks, on ju, ja kes nii imeliselt särab siin ja minu arust juba tänase hommik versus see, mis sa praegu siin oled, see sinu naiselikkus on nagu niimoodi nagu õihte puhkenud, nagu transformatsioon on juba siin paari tunniga minu silme, see, mida mina kogen, on nagu tulnud esile see sinu sära ja küpsus ja sügavus ja see kõik on nagu kuidagi nagu õiena läinud lahti. Aga ma tean seda, et eile olid herned sinu teel. Sinu elus olid herned, justkui haiguse herned tahtsid tulla. Ja mõtle, see juhtub tegelikult enamus inimestega. Nad jäävad haigeks, nende lapsed jäävad haigeks. Auto läheb katki, rongi ei tule. No ja neid tuhandeid põhjuseid on ju, mis hakkab kõik juhtuma inimeste elus. Ja tegelikult need herned tulevad selleks, et see sisemine transformatsiooni tuli saaks põleda tegelikult on ju. Ja kus juures nädal aega enne seda tulid mul lihtsalt nii tohutud isud, mis tahtsid ilmselt siis summutada midagi. Ehk midagi nagu hakkas ärkama ja midagi tuli nagu seda summutama ja siis ma vaatasin, et ma ei ole mitu aastat peaaegu, et suhkurt tahtnud süüa ja nisu pole tahtnud süüa ja siis järsku nagu kõike oli korraga vajas. Ja see tuli veel nii tugevalt, et ma mõtlesin, ma vastu küll punnima ei hakka, et siis ma lihtsalt lähen katki, et ma lihtsalt nagu sõin seda kõike ja siis mõtlesin, et mis toimub, et ma ei pannud algul kokkugi ja siis üks päev tuli see hoopis teises kontekstis, et kuna ma olen siin vahelduva eduga praktiseerin mingit hirmude lõpuni tundmist ja viimased on päris sellised vägevad hirmud olnud, siis mõtlesin, et mu keha ikka vist seal seespoolt nii palju kuidagi sätib ennast ümber, et keegi kuskil siin vaatab juba, et on ohtlik, on ju. Paneb pidurit, aga siis ma sain lõpuks aru, et tegelikult see tänane päev on ka see, mis on juba mingi gaasi juba põhja vajutanud. Ja kui ma eile olin nagu omast arust nagu päriselt haige, nagu päriselt nagu lihtsalt teki all ja kogesid seda haige olemist. Ja siis ma mõtlesin, et
okei, väga huvitav, et mingi järgmine hirm, mis on ennast täiesti nii sügavale minu sisse pugenud, et ta isegi ei suuda ennast hirmuna nagu minu kehas veel väljenduda, vaid ta väljendub hoopis mingite haigussümptomitena. Siis ma vaatasin, et ahah, et keha, see on see, mida mu keha siis suutis mulle seda väljendada, seda nii-öelda selle hirmu ilmsiks tulemist, et ja siis ma mõtlesin, okei, et mul on see nüüd mitu päeva olnud, et tahaks selle hirmu tunde ka nagu selle ära tunda, siis on tehtud, on ju. Aga see ei ole veel ennast kätte andnud. Ma mõtlesin, okei, et mingi pikk maa on tulla vist, on ju. Sest tõesti paar viimast korda, kus ma mingit alateadlikku hirmu niimoodi kehas kogesin, oli see, et ta tuligi nagu pinnale, sihuke tunne, et tulebki pinnale, nagu keha pinnale ja siis tunned ja see oli hea, kui varem mul läks nagu emotsioon ka nende hirmudega seoses läks nagu võttis nagu tohutult nagu orgaaniks läks, aga emotsioon oli täiesti rahulik, ma lihtsalt kogesin seda tunnet kehas, see on päris tore ja et ta tegelikult siis lähebki nagu ära, et ma ei ole mõõtnud ajaliselt, aga siis pärast, kui ta on ära läinud, siis ma tunnen, et mu kehas on midagi on teistmoodi. Ja siis on selline tunne, et maailm on ka teistmoodi. Ja siis ma järsku vaatan kõiki neid samu asju, mis ma olen kogu vaadanud ja siis tunduvad uued. See on nii tore. Ja mida märkasin eile päeval ühte kohta, kus sa kirjutasid tegelikult, ega mina ei olnud eile väga palju kontaktis, mul oli nii palju toimus eilse päeva jooksul, aga siis, kui ma mingi hetk lugesin ja siis tegelikult sa ühe lausega tegelikult tegid ilmselt selle hirmuga päris suure töö ära. Sel hetkel, mil sa kirjutasid, et sa tunnistasid endale, et sul on lihtsalt nii suur hirm muutuse ees. Ja see tegelikult üsna sageli teeb meid vabaks. Vaatasin, et sa tood nii kohale endast. Mul on lihtsalt nii suur hirm muutuse ees, et ma saan aru, et see palavik ja kõik. Ja seda me tegelikult ju väga paljud arvame, et see on mingi märk sellest, et ma ei pea minema ja see pole mulle. Vaata, tavaliselt ja mille pärast inimesed enda ellu asju ära ei loo. Miks nad ei luba sellel muutusel tulla? Sellepärast, et nad arvavad, et see, mis nüüd nagu takistusena teele tuleb, et see on nagu mingi märk sellest, et ei peaks. Tegelikult on vastupidi. Aga seal on nagu see mingi ka sisemine väga selge, kuidas ma ütlen, sisemine teadmine, kui on ei, siis on ei. Vaat see on see ei. See on nagu see nii-öelda põrna ei, et see on nagu, see on nagu päriselt eluohtlik. Aga ülejäänud on ikkagi see, et kui sulle on väljale tulnud ja sulle pakutakse midagi ja sa ise tead, ja minu jaoks tekkis vabadus sellesse hetke, kui ma sain aru, et see loomine nii on. Kui ma tahan oma ajaliini vahetada või seda sagedust, mida ma soovin kehast vahetada, siis see ei käi nii, et ma nagu lilleke kuskil kõndin, siis ma kõndin sama rada. Aga nii, kui ma teadsin, et ma tean, et ma olen seda loomas, ma olen praegu seda Einikest loomas, ma olen praegu seda Victoriat loomas, siis sellel hetkel, kui sa tead, õige, ma ju lähen sinna või ma teen seda või ma loon praegu sellist ennast. Täiesti loogiline tundub. Ja siis sa saad aru, et need herned on sulle kingitused, need on need kingitused. Okei, palavik, ma tunnen ära, ta tahab põleda sel korral, minul näiteks eile õhtul ka, minul samamoodi lõi käima see tänane siin. Sest ma tean, et ma olen tegemas midagi, kus ma olen nõus tunnistama seda, et selles ruumis juhtub midagi. Ja juhtub sellist, sest minu energeetika muudab, need vestlused muudavad, need naised, kes siin ruumis on, nad kõik muudavad kokku, on ju. See kõik muudab mitskit selles kogu suures pildis. Minul oli meeletud külmavärinad, ma pidin nagu külma kätte ära surema, nagu lihtsalt nii külm. Ja vahetult enne, ma olin 15 minutit enne pannud sauna sisse. Ja siis ma mõtlesin, ma ei tea, kas ma tahan sauna. Aga kui mul need külmahood pihta hakkasid, siis ma sain aru, et okei. Ja siis ma kogesin seda külma isegi sauna lava peal. Lihtsalt läksin, ma tean, et ma ei saa külmetada. Nii-öelda. See on lihtsalt protsess, on ju. Kus kohtuda. Nüüd vist on see hetk, kus ma küsin su käest, et
me juba tegelikult alustasime vaata teemaga, aga ma ei tea, mis see sinu nagu ametlik küsimus on, et meil on nagu tunnuslauses on öeldud, et sinu küsimus aktiveerib selle tänase vestluse. Sa juba tõid selle sisse niisuguse väikse terana alguses, aga võib-olla see on nüüd nagu läinud, sa oled lõdvestunud natukene siia tooli, et võib-olla see on, et kui sa annad ise sellele tänasele meie vestlusele niisuguse fookuse. See sissejuhatus oli, eks ole, teadmatus. Siis üks selline lemmikteema, millest minu arust võibki lõpmatuseni rääkida, on loomine. Ja üks minu teema, mis mind ennast huvitab, tõesti tekitab hasarti, on hirmud. Ja see on veel selles mõttes ka huvitav, et ma ju tahan nendest hirmudest ju inimestega rääkida, aga inimesed ei taha muga hirmudest rääkida, sest see on nagu mingi tabu justkui. Aga mul on nii põnev ja siis vahest, kus ma muidu jälgida saan, ikka enda omi jälgin, on ju. Mis kui mõni hirm jälle tuleb, siis mul on nii põnev, siis ma vaatan, mis ta iseloom on, mis ta teeb, kuidas tuleb, läheb, mis toimub, mis temaga teha saab, on ju, ja siis vahest vaimustuses räägin kellegile, et siuke asi on ju, siis lõpeta kähku ära. See on ülihea teema, nagu täiega kaipin seda, siis ma mäletan, kui ma õppisin superviisoriks. Ja me pidime tegema nagu õppesupervisioone ja pidime ise olema kliendid, see oli põhimõte. Ja siis, aga sa ei saa supervisioonile või coachingusse või sessioonile, pole mõtet minna asjaga, kui sul teemat ei ole, siis see on nagu fake, vaata, siis see on nagu mängid elu muutmist, aga nagu ei muuda. Siis ma mäletan oma esimest hirmuga kohtumist. Mul oli hirm konfliktide ees. Just tööalane hirm konfliktide ees. Ja siis minu superviisor ütles, okei, lähme protsessi siis. Teeme selle ära. That's it. Mul jääb vist elu lõpuni meelde ja peale seda mul on nagu hirmuga hoopis teine suhe, kuigi loomulikult mu elujäämisprogrammid lähevad käima nüüd teiste kohtade peal. Aga minu hirm, milline siis välja nägi? Siis superviisor ütleb, ei, pane silmad kinni. Te võite täiega seda kaasa teha, võtke üks hirm ja nagu pange silmad kinni. Ja siis koge kõigepealt seda, vaatle, milline see hirm on. Anna talle mingi kuju ja mingi nagu vaata, milline tekstuur on, kui suur ta on, kui kaugel ta sinust asub ja nii edasi. Ja siis ma vaatasin seda hirm konflikti ees. See on nagu see skunk sealt Muumioru lugudest või haisuloom. Niisugune tegelane, Ja lihtsalt nagu vaatab seal mind suurte silmadega. Ja siis ma kogen lihtsalt seda, vaatan, okei, ta on nagu ei tahaks seda nii lähedal on, aga päris vahva on niimoodi. Ja siis mul öeldakse seda ka, uuri teda, lihtsalt vaatle teda nagu, mis ta sõnum sulle üldse on, mis ta sulle päriselt nagu praegu öelda tahab, on ju. Ja siis ma nagu lihtsalt vaatan ja siis mõtlen, et issand, kuidas ma nii armsat olevust üldse saan karta. Ta tegelikult on tulnud kaitsma mind millegi eest lihtsalt, sest ta lihtsalt kaitseb mind mingi minu vana mineviku loo eest, on ju. Ja illusiooni eest. Täna ma saan seda nii vaadata, aga siis ma vaatasin seda, täitsa nunnu on ju. Miks ma teda pean kartma nagu. Ja siis ma sain aru, et siis mul oli see võimalus, me saame ju oma kujutluses teha selle hirmuga või ükskõik millega, ükskõik mis emotsiooniga. Me saame teha tegelikult selle kujutluses temaga ükskõik mida. Me saame talle kuju anda, me saame teda asetada lähemale, kaugemale. Ja enda klientidega ka ma hästi nagu luban, kui me põrandale paneme, kui kaugel ta on. Mõnikord me tahame seal peita selja taha ära, siis kui inimesed tunnetavad, ei, selja taga on veel halvem, vaata, kui ma ei näe ka teda. Siis on peidus. Igal juhul peale seda mulle nagu iga kord, kui mul mingi niisugune hirm tuleb, siis ma julgen teda niimoodi nagu enda kehas nagu välja tõsta ja siis ma teadvustan ka, et ta on minu hirm. Aga mina ei ole tema. Siis ma saan ta nagu endast eraldi ja tänases päevas nagu kui on see tunne, siis ma teadvustan, et see on kõigest hirm, see on kõigest illusioon. Ja nii kui ta tuleb mulle nii kätte, et ma saan teda ära tunda, siis tuleb lihtsalt tunda. Aga inimesed tõesti kardavad hirmudest rääkida. Seda ma olen ka kogenud. Ja viimase niisugune suurim lugu seal taga on see, et nad kardavad, et kui nad näevad hirmu ja tunnistavad seda endale, siis nad manifesteerivad seda endale. Et see nagu
ja üldse negatiivse stsenaariumi äravaatamine tundub inimestele manifesteerimisena. Aga tegelikult, mina seda vähemalt ei näe niipidi. Ma näen seda, et kui ma luban endal hirmu näha, siis seal tegelikult kaob tagant ära see nagu jõud kuidagi. seal on vist jah see, et kas annad talle jõudu juurde või sa lihtsalt lased ta vabaks. See on see nüansi vähe nagu. No, et kas sa vaatad lõpuni välja? Mõnikord on niimoodi, et me lähme nii lähedale. Aga kas me ei vaata nagu seda illusiooni kohta ära? Kas päriselt on võimalik, et sa nagu, et siin tooli peal juhtub midagi niukest, mis on sulle päriselt eluohtlik või et kas see, mis sellele järgneb? No ma ei tea. Tähelepanu tuntus, nähtaval olek, võib-olla uued kliendid, rohkem raha või siis mingi häbiposti. No vaata seal võib olla see, et jah, et siis me kardame tegelikult seda, on ju, seda piinlikkuse tunnet või kui sellist, on ju. Aga sisuliselt, kui palju sina kellegi nagu jutu peale ta kuskil häbiposti nagu tõstad? Kui sa inimesena vaatad? No, pigem mitte. Või kui mulle midagi ei meeldi, siis ma lihtsalt ei kuula või panen kinni. Kui ma vaatan, ei ole minu teema, et ma ei hakka ju oma aega kulutama asja peale, mis mind ei kõneta, eks ole. Just. Pigem on niimoodi. Mis on sinu jaoks kõige põnevam hirmude puhul? Põnevam? Või miks see sind köidab või mis seal on nagu niisugust? Sest ma olen aru saanud, et nad on kuidagi, ma elan kuidagi nendega või olen elanud nendega. Ja võib-olla neid ei oleks nii palju tarvis ja kuna nad on kuidagi ennast peitnud nii-öelda alateadvusesse, siis ma tahaks neile jälile saada. Siis ma nagu väike kerge Sherlock, et kuidas ma neile siis jälile saan ja see alateadlik maailm, et mis seal üldse toimub ja kuidas seal orienteeruda ja mis seal teha saab ja kuidas mina seda endases näen, et ma võin küll raamatust lugeda. Aga tegelikult see, kui ma ise ennast loen, siis see on ju palju väärtuslikum lõpuks. Et ma mäletan tegelikult oma kõige, oma elu esimest sellist nagu kehas hirmu äratundmist nii-öelda. See oli üks lauluring. Me laudsime imeilusaid laule ja järsku ma hakkasin tundma oma siin diafragma, selle koha peal hirmupalli. Ja ta jäi ja ma ei teagi, kas ta oli päris aasta aega või ja siis ma ütlesin, okei, mul on siin hirmupall. Ma ei saanud taga rohkem kontakti, kui ma teadsin, et ma mõtlesin, okei, mul on see hirmupall ja siis ma lihtsalt olin ja kogesin, et ta tõenäoliselt mingi hetk kadus ära. Aga see, et mida ta täpselt mulle öelda tahtis, siis ma ei saanudki pihta, aga ma lihtsalt, okei, mul on siin kõhus hirmupall ja siis ma lihtsalt elasin sellega. Ega tollal, kui ma kellegi küsisin, et mis ma sellega teen, siis öeldi ka, et koge lihtsalt. Ja see oli esimene kogemus. Aga nüüd viimane nii-öelda taipamine on see, et minu sees on hirm ja see, et ma tunnen seda hirmu. Need on kaks eri asja. Minu sees võib vabalt hirm olla, aga ma lihtsalt ei tunne teda. Et see oli nii huvitav koht, et mõtlesin, ahaa, need on veel eriti kavalad tüübid. Et nad elavad minu sees, nad osalevad minu elu loomises, aga ma isegi ei tea, et ta on. Ja see, kuidas siis neile jälile saada. Et kuna see oli nagu selline tagantjärgi järeldus, kui täiesti ootamatult ilmus välja mu selline hirm, ja mõtlesin, et mis mõttes, kuidas, kust ja siis ma sain aru, et appikene, see oli see koht, et kui ma seda kogesin, ta tuli nagu pinnale, ma kogesin seda oma kehas ja siis mul tuli selline äratundmine, issa ma olen seda tunnet nii tihti tundnud ja ma pole teadnud, mida see tähendab. Ja siis ma sain aru, et see tegelane on kogu aeg siin tegutsenud ja mina pole teadnud. Ja siis läks kuidagi eriti huvitavaks. Ma ei tea, kas see natuke segane võib-olla on. Aga... Ja mõnes mõttes
mulle väga meeldis see, vähemalt minusse tekkis see kujundlik pilt sellest, et kui sa mõtled nagu päriselt, et vaata, et me elame koos hirmuga, me kõik elame oma hirmudega, nad on väga alateadlikud ja me nemad osalevad meie loomise protsessis isegi veel nagu rohkem kui võib-olla mingid muud tegelased, sest et hirm on lihtsalt nii tugeva laenguga. Nagu ta hoiab meid kinni selle vana küljes, sellepärast et ühest küljest me saame ju eraldada seda, et kuidas me toimime inimesena. See meie loomaja aju on ikka täiesti nagu väga, temal ongi nagu hirm või ei ole hirmu nagu, et kui on hirmutav olukord, siis nagu pane minema või tardu või vehkelda või on ju võitle. Ja seal on väga lihtne, on ju. Tal ei olegi rohkem funktsioone, ainult need. Aga kui vähe on meil tänases päevas siin päriselt meie heaolu ühiskonnas, reaalselt mitu korda me aastas päriselt oleme ohus. Nagu päriselt. No, üldiselt ei ole. Jah, et mõnikord võib-olla mõni kits jookseb teele või autojuht ei pane tähele sind, on ju. Aga tegelikult on neid ülivähe. Ja enamus aja me genereerime nagu neid potentsiaalseid kohti, kus me võime surma saada või kahjustatud saada või häbistatud saada või mahajäetud saada või hüljatud saada. Me nagu lihtsalt genereerime neid ja sisuliselt me seome ennast kogu aeg sinna mineviku külge kinni, jälle kinni ja siis me oleme ise nagu mõtlema, et millega ma küll seda kõike endale loon. Ma olen seda konstellatsiooni väljendanud päris palju vaadanud enda klientidega, kui on niisugused olukorra kaardistamised. Siis sisulises mõttes on nii, et me võime tahta näha seda tulevikku. Kui selle tulevikuga kaasnevad mingid hirmud lähevad käima, siis sisuliselt inimene tegeleb sellega, et ta vaatab kogu aeg selja taha, ta vaatab, et ega seda hirmu ei ole. Ta ei saa liikuda nagu sisuliselt edasi, sest ta vaatab alateadlikult selle hirmu poole. Ta püüdes vältida hirmu, seda kõige õudsema stsenaariumi ellu minemist, siis ta tegelikult ei vaata sinna, vaid ta vaatab sinna kogu aeg. See on nagu seesama, et kas sa lähed väe poole või sa lähed varju poole, see on nagu sarnane, sest varju käivitabki ju hirm enamasti, on see hirm seal all, on ju, et me läheme varju, sest me kardame midagi. Ja see on see vältiv käitumine tekib, et mitte ma ei juhindu sellest, mis mind huvitab, mis mind tõmbab, vaid ma püüan kogu aeg midagi vältida ja see fookus on seal, et siis see vahiti käivad selle poole, lihtsalt nagu isegi kui tahaks öelda, et ma vaatan sinna ja aga seal on nii palju otsuste kohti. See on nagu seesama, et kui ainus, mis meil tuleb teha, on ju astuda järgmine samm. Ja pooled hirmud kaovad siis, kui me juba oleme astumas. Ja siis on mingi osa hirmudest, mis nagu jäävad nagu saatma või. Mulle tundub, see on seesama, et me teeme tänase selle saate ära, aga nüüd ta jääb saatma meid selles, et me ei tea, mis edasi juhtub. Nagu, et mis saab sellest salvestusest ja kas inimesed, ükskõik kuidas meie ootus on, mõni võib-olla tahab, et saadet vaadatakse, mõni arvab, et ei peaks tahtma. Ja mõnes mõttes see on nii huvitav, et kui me näitame enda hirmule nagu üks samm edasi, mulle on meeldinud nagu enda mõistusele, sest et hirmud on väga heas suhtes minu arust mõistusega. Et siis see koht tekkis minu jaoks ühel hetkel sisse, et kui sa näitad talle nagu seda, mida sa oled loomas ja siis sa näitad talle ka pilti, mis juhtub pärast seda, ehk mida see loomine kaasa toob. Ehk siis sa näitad talle, et see on küll hirmutav, aga siit edasi nagu on veel mõned sammud ja seal sa tunned juba ennast hästi. Mõistus kuidagi nagu siis rahustab mõistuse maha. Et hirmuga võiks nagu läbi rääkida, on ju, mingis olukorras, et võtta teda kui sõpra või nii. Ja teisest küljest just üleeile ma arvan, et ma ütlesin selle peale, et miks me arvame, et osad näiteks viha või hirm või ärevus, et me tahame neile anda selle nagu miinussildi, et on negatiivne.
aga kui sa võtad seda lihtsalt niisuguse vaatleja energeetilise nagu positsiooni pealt, siis ei ole vahet nagu emotsioonil nagu rõõm ja hirm või rõõm ja viha. Me oleme ise andnud selle jälle tähenduse, et viha on halb või kurbus on halb või siis hirm on halb. ja see tähenduse mõte on tihtipeale see, et okei, ta on miinusmärgiga, ta on halb. Ma otsustan, et ma ei tunne teda. Ehk see loogika ütleb, et sul ei ole vaja seda tunda. Isegi kui, et ühesõnaga, kui seda hirmu pole üldse veel tekkinudki, et kui ta ei ole minu sisse kolinud, siis see on nagu hea, et ma ütlen, mul ei ole sind vaja ja ta ei tule. Aga nad kipuvad olema nii kavalad tegelased, et nad kuidagi juba on olemas millegi pärast. Ma ei tea, millal nad on tulnud. Aga nad on. Ja kui ma siis ütlen, et sa võid seal olla, aga ma ei luba sul väljenduda, ma ei luba sul endal sind tunda, siis tegelikult see on lausa ebatervislik ju, sest tal on vajadus väljenduda. Ta tegelikult tahab välja saada, ta tahab vabadusse. Ja siis, kui ma annan selle hinnangu, et sa oled negatiivne, et ükskõik kas see, et sa oled negatiivne, et sa ei sobi minu tundemaailma või siis, et tegelikult see pole üldse oluline, aga tegelikult ma ei peaks selliseid asju üldse kartma ja ma tegelikult ei arva, et ma peaksin sind tundma. Jälle ta istub nukralt seal, on ju, mõtleb variante välja, et kuidas nüüd saab, on ju. Tunda ei saa, pinnal ei saa. Ja siis ta lõpuks mõtleb, nüüd ma teen mingi haigusnähud, siis mind ikkagi märgatakse, on ju. No mis haiguse ma välja mõtlen, kuidas ma selle tähelepanu endale saan ja siis see on nagu selline mingi tegelane, kui sa kirjeldasid suurte silmadega ja tal on omad vajadused ja tal on see, tema tõmme on välja pääseda. Ükskõik kui palju mina teda sinna surun. Marie Forle on minu arust tõesti öelnud, tal on ühe pealkirja, ühe raamatu nagu peatüki pealkiri, äkki kõik on väljamõeldav raamatus, on niisugune pealkiri, et hirm on hinge GPS. Ja see on hästi palju minu perspektiivi muutnud, et samamoodi nagu soov on miski, mis juhib meie hingeteed, et mis me tahame, mille loomist me tahame kogeda, siis tegelikult mingi hetke, kui ma mõtlestasin seda teemat, et kuidas ma tahan seda üldse nagu näha või kogeda. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui hirm on hinge GPS, siis ma nagu jõudsin mingi niisuguse järelduseni, et meil ei ole nagu, et põhimõtteliselt kui me tuleme mingi häälestusega siia maa peale, on ju, me valime need vanemad ja kogeme seda lapsepõlve ja nii edasi, on ju. Me teeme selle valiku. Aga kogu see valik on meil selleks, et me siis hingena hakkaksime uuesti mäletama või otsiksime seda teed, kes me oleme, mida me tahame luua, kuidas me tahame elu kogeda. Ja siis tänu sellele kogemusele, mis me seal esimese 3 aasta jooksul ja mõned eelmised elud võib-olla ka oleme kogenud, siis seal tekib nagu see koht, kus tegelikult me oleme kogenud midagi, mille kogemist me kardame, uuesti kogemist. Ja siis sealt, aga me oleme juba loonud selle juba eos sellise, et mina sünnin nende hirmudega, sina sünnid nende hirmudega, selleks, et minust saaks see inimene, kes ma olen, sellena, kes on kuidagi, et ma oleksin mina. Küsimus ongi see, et ma mäletaksin, mis on minu anded, millised on minu geeniuse asjad, milline on minu sagedus, et ma mäletaksin seda kõike, kes ma olen, seda kingituseks olemist. Ja sisuliselt ongi niimoodi, et siis need hirmud nagu ma tulen oma hirmuseemnetega siia maailma. Ja, tuled juba ja siis hakkabki nagu lähedki. Ja siis ma mitte kunagi ei tee mitte ühtegi valikut, milles pole hirmulaengut. Sisuliselt, et hirm kandes laengut, et ma sellest hirmust läbi läheks, siis sellega ta tõmbab mind enda poole ja sellega ta ongi justkui minu hingetee nagu tee näitaja, sest et järelikult on see mulle oluline. Ta on põhimõtteliselt selle oma olulisusega või oma tähendusega mulle tee näitaja, sest et ma ei tunne teistes asjades hirmu. Ma tunnen ainult nendest asjadest hirma jäämisest suhtes hirmu, mis on mulle olulised ju. Jah, ja siis seni, kuni ta on aktiivne, tal on see laeng, seni ta tegelikult
tekitab midagi. Ta tahab seda tähelepanu ja siis minu elu, oma elus ma siis pöörangi talle tähelepanu nii. Siis muidu ma ei märkaks ju. Nii, kuidas ma oskan, jah. Ja see on, ja mulle tundub, et see tekib ka avarus. Nagu, okei. Ja, hirm, okei. Vaatame siis, miks, mitte isegi lausa nii, et miks ma sind kardan, vaid nagu see, et okei, siin on midagi. Ma luban minna, et isegi kui see hirmutab, ma lähen. Isegi kui see, minu arust väikesed lapsed on nagu teinekord nagu nii hea näide jälle, et kuidas nad on nagu seal, ta kardab elu eest nagu, seda mingit ust lahti teha või uute laste juurde minna ja siis ta on nagu nii, et aga tal on nagu see tumme suurem ja siis see paneb ta nagu sealt tema hirmust nagu läbi minema. See nagu see elevus samal ajal. Siis ta läheb sealt läbi ja siis ta on pärast nii rõõmus ja tänulik, et ta tegi seda. Või et läheb lava peal, laulad oma esimesed read ja siis see alkeemia, mis toimub kehas, tohutu tuli. Ja siis see on nagu pärast seda seal on niisugune tunne, et oh my god, ma tegin selle ära, see edu, elamus, nauding, eufooria mõnikord. Mul on endal olnud niimoodi, et ma võin lava peal olla, liikuda, pöörelda, ühesõnaga tantsida, eks ole. Ja see on kõik täiesti okei, aga kui ma olen pidanud laval suu lahti tegema, see on lihtsalt katastroof, et kas siis lava või kuskil kellegi ees, et ma olen ikkagi sattunud, aga see on olnud väljakutse. Ja ükskord, see oli vist ükskord elus, ma pidin nagu mikrofoniga rääkima mingi saali ees. Seda ei olnud üldse palju, see toimus õhtul. Mul lihtsalt hommikust peale nagu terve päev ma ei suutnud süüa. Mul lihtsalt niimoodi iiveldas. Hästi hullumaja oli ja siis, kui ma rääkisin selle mikrofoniga, siis ma vist, ma kohal küll ei olnud. Seal oli see hirm ka, et ma tegelikult, mul polnud õrna aimugi, et kui valjusti sinna mikrofoni üldse peab rääkima ja kuidas see siis kostab ja üleüldse, on ju. Seal oli lihtsalt nii palju asju. Ja siis ma olengi alati mõelnud, et kui räägitakse lavast, on ju, kui ma saan laval olla vait, mul mitte mingit probleemi ei ole. Aga nii, kui peab rääkima, nii on nagu, et siis on nii, okei, nüüd me siis oleme siin laval, on ju. Ma pean rääkima. Ma arvan, et see kindlasti ka tekitas mul neid eelprotsesse, et ma olin otsustanud ära, et ma olen nõus rääkima. Nii-öelda lava peal. Lava peal. Jah. Kuidas sa ennast tunned siin rääkides lava peal? Ma peaks ütlema, et elusalt võiks see ühe sõnaga öelda. Et siin on nagu kõike, et kui hakata neid tundeid nagu kehas ette lugema, siis siin on nagu kõike, et üks on nagu see, ongi see, mingisugune taustaärevus ikkagi on kogu aeg, et ja siis samas ma vaatan, et tegelikult pole ju hullu ja siis vahepeal käib mingi mõte peast läbi, et ma ei tea, kas on oluline kuskil õigesse kohta vaadata või vahet pole või ühesõnaga mingi kontrollija siin tegutseb, et tegelikult tohutu elu käib. Mul on mingisugune seltskond siin praegu, kõigil on mingi ülesanne ja kõik toimetavad. Ja taaskord ma enne juba ka mainisin, et kuna mul on nii mõnus soe, siis mul ongi niimoodi, et kui mul on soe, siis mul on juba super hästi. Seda ei juhtu väga tihti. Jaa. Minul on ka lava peal olemise hirmuga täiega oma lugu. Ma olen ikkagi niisugune korralik nagu lapsepõlve mingi traumalugu, mida terve elu olen rääkinud, aga mõnes mõttes täna selle võrra ma olen väga uhke, et ma olen täna see inimene, kes siin julgustab teisi ka rääkima. Et väikse tüdrukuna ma olin muidu väga julge, aga siis ühel hetkel oli mingi sündmus, olin lava peal ja mul läksid kõik sõnad meelest ja selle tagajärel ma ei saanud mingi tunnustust ja
tookord ei olnud isa saalis ja ma väga tahtsin, et isa oleks seal ja isa ei olnud ja sõnad läksid meelest. Ja peale seda ma tegelikult terve kooliaeg, kui ma pidin nagu klassi ees üksinda rääkima. Ja tegelikult see hakkas lahustuma, ma pean ütlema, et alles 4-5 aastat tagasi. Ehk siis mul on ikkagi olnud ka täitsa professionaalses mõttes blackout'e. Ma ikka vajasin täitsa sego suust välja, kui ma lihtsalt niimoodi teesklesin. Et ma olen ka kogenud seda, et kuidas ma püüan sellest hirmust läbi tulla selle jõuga, et ma teesklen. Vaata, et ma ei ole kontaktis selle hirmuga. No ja siis ma olen ikka niimoodi häma ajanud. Ma mõtlen nagu nendele esinemistele, mis mul olid seal nagu kas või siis, kui ma olin noortekeskuse juht ja siis ma sain veel katusorganisatsiooni juhatuse esinaiseks ja siis ma mõtlen, et kõik need sündmused olid sisuliselt mingis ajusudus, kus mul pole õrna aimugi, mida ma seal tegin ja millest ma rääkisin ja mu terve keha oli erroris ja ma ajasin lihtsalt mingit sego ja ma imetlesin alati neid, kes oskavad öelda nii hästi, kes oskavad sõnastada. Ja ma mäletan, et isegi esimesed naisteringid, kus ma osalesin, see oli minu jaoks, ma arvan, et see oli 2019 või midagi nii. Mul oli iga kord, kui ma pidin, naistering, mis on ring, see ei ole lava, keegi ei anna sulle mikrofoni kätte. Mul oli iga kord selline tunne, et terve maailm kukub kokku, kõik tardub, ma ajan mingit täiesti lolli juttu suust välja. Mul oli ärevus oli niisugune, et mul ajusse lükkas kõik nagu ja siis kõige hullem või ma arvan, et ma andsin endale kõige rohkem tegelikult nagu vastu pead selle eest, et kuidas või õigemini minu jaoks kõige suurem väljakutse oli tulla toime sellega, et ma tean, et mu peas on see imeilus metafoor. Ja see on need imeilusad nendest lausetest, sellest tervikut moodustav asi olemas. Ja see, kuidas ma näen ja tajun maailma ja mida mu meel suudab nagu näidata inimestele suure pildina. Ja siis sa teed suu lahti. See kõik laguneb koost ära. Ja siis sa nagu saad nagu selle kogemuse, et su sees on kõik olemas ja sa ei suuda seda anda välja. Ja see on olnud nagu, ja see vist on olnud see minu avatud kurgu nagu kõige suurem trauma või draama terve elu. Et minu siin silmade ees on näiteks harmooniline pilt sellest, aga ma ei suuda seda nagu, kuidas ma ütlen, ma ei oska seda sellisel kujul väljale panna, nagu see minu sees on. Ja siis nagu, ja just selles kõne pooles on olnud see nagu mingi, ja muusikast ma ei hakka rääkimagi, nagu, et ma oskan laulda, ma tunnen muusikat, ma oskan tantsida, just kui ma oskan kõike, aga siis, kui see läheb nagu sellele, Einike, räägi nüüd seda, kes sina oled, tantsi nüüd seda, kes sina oled, näita nüüd seda, kes sina oled, siis seal tekkis mul nagu mingi, no ma ütlen, ajuudu, täielik nagu brain fog nagu, et ma saan selle tundega kontakti siiamaani, siis ma mäletan, mis see oli. Ma arvan, et mul nagu, sa kirjeldad väga hästi, et väga soe on olla. Väga soe on olla selles. Ja siis täna ma saan nii hästi aru, et kui minu ringides ka naised nagu hakkavad rääkima ja ma tean, et neil on täna see päev, kus nad võib-olla esimest korda väljendavad seda, mis päriselt nende seest tuleb. Mitte seda, mis nad on ära õppinud, kuidas nad räägivad, kus nad päriselt räägivad endast, see, mis nende seest tuleb. Ja ma näen, et nende sees on mingi imeilus juba taipamine, mingi asi olemas. Ja siis ta laguneb ära seal nagu enda hinnangu kätte. Sest tal tekib nagu võrdlus sellest iseendast, mida ta enda seest tegelikult enda kohta näeb. Ja kuidas see väline surve nagu lükkab selle imeilusa konstruktsiooni, või selle imeilusa isegi pildi või metafoori lihtsalt pikali, sest et ta ei suuda seda välja öelda sellisel viisil, nagu ta on ette kujutanud, et tegelikult, ja siis see pettumus, et ma oskasin ju seda laulu seal 6-aastasena seal lava peal perfektselt ja ma teadsin, et ma
ka kaifisin seda laulu, et mul ei olnud lihtsalt mingi suvaline laul, vaid see oli nagu päriselt nagu minu väikesest vennast laul, kus ma olin just saanud vanemaks õeks ja ma olin terve elu oodanud. Ma laulsin nagu enda laulu. See on nagu see su enda hinge laul, mida sul tuleb laulda. Ja siis sa nagu friisid ära. Ja sa terve elu iga kord, kui sa endast hakkad laulma, siis sa lihtsalt friisid ära. Jah, minul on pigem, sul oli see, et kuidas see ilus pilt laguneb. Minul on olnud pigem see hirm, et mul lihtsalt, ma õpin mingi teksti ära või ma umbes mõtlen välja, mida ma tahan rääkida, aga kui ma pean rääkima, siis on et lihtsalt black out, et lihtsalt ma ei tea mitte midagi, ma ei suuda mõelda, mõtlemisvõime üldse lülitub täiesti välja, et siis oligi ainuke võimalus oli maha lugeda. No ja isegi loenguid andes lihtsalt siis loed slaide, eks ole, või siis on mingi lisapaberid, et ainult lugemise variant oli. Siis ma imetlesin neid lektoreid, kellel oli nii-öelda seina peal üks skeem, lihtsalt skeem. Ja siis nad lihtsalt tund aega rääkisid sellest skeemist. Ma mõtlesin, mina ei suutnud sellist asja. Ma ei suutnud samal ajal olla nii-öelda laval rääkimas ja ma ei suutnud samal ajal mõelda. Aga mul on selles mõttes, mul on hea meel, et mul on see omadus hakanud või see võime või oskus, mis iganes, oskus või võime on hakanud nüüd tekkima, et ma suudan samal ajal rääkida ja mõelda ja oma lauseid moodustada ja oma arvamust väljendada, et tegelikult see on nii äge. See on lihtsalt nii äge. No seal väljakutses, nagu öeldakse, et selles kõige suuremas elu väljakutses on alati kõige suuremad pärlid ja teen siin nalja küll, et kas teil on salvette vaja, et mul on endal vaja neid täna ja siis mulle jõuab kohale, et miks sina võib-olla pidid tulema või see mingi teadmine minus ka. Ja ma saan aru, et midagi nagu, ma lihtsalt luban nagu endal kirjeldada, sest et see võib olla midagi sellist, mis inimesed väga sageli kogevad seda nagu mingit illusiooni lagunemise hetke iseenda sees. Ja kuidas me tahame sellest ära põgeneda. Hea, joon siin klaasi vett ja tõmban siin nagu mingi teise teema käima. Aga tegelikult ma praegu luban endal hästi lihtsalt kogeda seda, luban näha, sest ma nagu näen, et midagi tahab tulla nähtavale, mis on väga seoses. Meil on olnud täna siin müügiteema ka mingites kontekstides üleval. Ja teist päeva nagu see koht, see oma, et kuidas olla päriselt mina ise nagu ka väljendada seda, kes me tegelikult oleme, ükskõik millisel viisil siis on ju. Ja mulle tundub, et kui meil on nagu hirm või me ei ole endas võtnud vastu seda iseennast või siis rääkisid nendest õppejõududest, kes ühe skeemiga, päriselt ma olen ka mõelnud, et need tegelikult, nad on selle nii enda omaks teinud, neil on nagu see nii suur kirg seal, et see on nagu, need on nemad, vaata, ja siis sealt tulebki. Seni, kuni me otsime, et kes see mina olen, millist juttu rääkida, et siis sealt tuleb see ebaeheduse mask ette. Ma lihtsalt vaatan nagu iseennast läbi enda arengu ja kasvutee. Et siis ma näen, et see nagu otsing, seesama, et leida uuesti see laul üles, mida sa oled valmis laulma, nii et seda ma ei tardu. Et see on lihtsalt nagu see iseenda ülesleidmine ja äratundmine. Ja peale seda, kui sa selle oled ära näinud, siis on nagu lihtne. Siis sa lihtsalt hakkad seda kehastama. Aga mina olen nagu otsin seda enda väärtust alati justkui sellest teiste, et ma õpin tubli tüdrukuna ära, mis teised on rääkinud. Ja siis püüan anda võimalikult head esitust ja siis püüan meelde jätta kõik võimalikud maailma parimad metafoorid, on ju. Et mina ka siis nagu ei tarduks seal ringis, on ju.
siis lihtsalt kuidagi praegu siin täna kohtun selle endaga, kes mina olen. Ja see on nii põnev, et see protsess läks käima nagu, me teeme ikka siin ettevõtluskeskuses, kus meil see vestlus siin toimub. No ikka väga palju ajast, me räägime rahast, on ju. Inimesed ikka tulevad siia sellepärast, et nad ei suuda raha luua. Ja nende suurim küsimus on see, et millega ma peaks raha looma. Mis tuleb mul niimoodi välja, et ma ei saa arugi. Ja minu suurim protsess ongi olnud viimaste kuude jooksul seotud väga tugevalt selle, et kuidas ennast väljendada, kuidas olla mina ja kuidas lubada mulle maksta, kuidas ma lubaksin endale maksta selle eest, et mina olen mina. Ja siis 2 päeva enne seda salvestust ma olen lihtsalt alistunud mingitesse rahateemadesse ja siis 2 päeva enne saatis mulle üks Triin, et Einike, palun saada mulle pangakonto, et eelmisel nädalavahetusel sa tegid naistele nagu täpselt sellise ringi nagu, et sa olid sina. Sa lihtsalt olid sina. Saada mulle pangakonto. See on fine. Okei, tore. Tundsin rõõmu. Ja siis järgmine päev ehk eile saatis teine Triin mulle sõnumi, et Einike, palun saada mulle pangakonto. Mul on tunne, et ma tahan sulle tasuda selle eest, et sa oled olnud sina terve selle poole aasta jooksul. Sest et me ei ole nagu rahaliselt selle panust nagu kuidagi, ma olen lihtsalt teadnud, et see tuleb õigel hetkel, õigel ajal ja ma usaldan seda, sest mul ei olnud hirmu, et mind kuidagi ära kasutatakse või mis iganes. Ma teadsin, et ma teen nagu seda, mis tuleb siit iga kord. Ja siis see oli nagu see koht, et kus ma ütlesin, okei. Et nagu 2 Triinu 1 nädala jooksul nagu ütlevad mulle, et ma tahan maksta sulle sinuks olemise eest. Ja siis mõtlesin, okei, homme on salvestus ja ma räägin mehedusest ja sellest, et kuidas tunda tegelikult, kuidas lubada endale ennast ära tunda, kuidas olla kontaktis kõikide nende tunnetega, kes me oleme. Sest see on ka üks eheduse vorm, kas ma põgenen selle hirmu eest või mitte. Ja nii äge, nagu lihtsalt võta vastu see peegeldus, et sa peadki inimestega hirmudest rääkima, sest sa lubad sellele hirmu sagedusel tulla hästi nähtavale. See, mida esimeses laivis siis Piret ütles ühel koha peal nii ilusti, et see küsimus, et kuidas olla ruum sellele teisele inimesele, et ta saaks ennast näha. Küsimus pole ju selles. Ja seda sama kommentaari Piret tegi ühele minu äkki üleeilsele või mingile postitusele ka. Et inimestega töötamine pole mitte see, et me tahaks neid kuskile päästa ja nüüd me peame sellepärast kõik minema coach'ide ja terapeutide juurde, vaid hoopis on see, et kuidas olla see ruum, kus teine inimene saab iseennast näha, iseennast kogeda. Ja ma ei tea päriselt, mis küsimusi sa enda käest küsid. Ma ei tea. Ja ma ei tea täpselt, millega sa tegeled, aga see, mida mina kogesin siin selles ruumis. Ja mõnes mõttes ma saan nüüd aru, miks ma tundsin 24 tundi ühte hirmu. Et üks hirm, et mis siis, kui inimene tuleb mu kõrvale. Ja ma kartsin küll seda, et ta nagu tahab pahatahtlikult mind nagu mulle halba. Et ta tuleb niisuguse küsimusega, mis lammutab mu laiali. Aga tulid hoopis sina rääkima hirmudest ja ma lubasin endal laguneda mõnes mõttes iseenda jaoks, et ma näeks, sest minu peamine taotlus elamisel praegu on näha läbi kõik need kohad, kus ma ise endale illusioone loon. Jah. Kuidas sa ennast nüüd tunned sind kuulata seda? Et viimasel ajal tuleb see human design tuleb vaikselt mu ellu ja siis šokeerib mind oma aktiivsete väravatega ja siis üks oli siis see, et ma olen see alateadlik piiride murdja ehk ma teen seda kuidagi niimoodi kogemata nii-öelda, planeerimata ja siis ma ei tea, äkki me nihutasime su piire natuke praegu. Võib-olla täitsa kindlasti. Sa lasid mul
seda energiat siia tuua, jah. Kogemata neid, see värav on mul veel tasakaalustamata ka, nii et no, mul on tegelikult elus selliseid kogemusi, kus ma olen ikka, inimesed on ikka šokeeritud olnud sellest, mida ma ütlen ja ma ütlen seda täiesti kogemata ja mul on veel juhtunud niimoodi, et ma ütlen mingi lause, ma tahan öelda hoopis midagi muud, aga ma sõnastan hoopis mingisuguse sihukese lause, et ma ise ka imestan, et ma seda ütlesin ja kõigil on lõpuks piinlik. Jaa. Aga no, see ei ole muidugi see koht, et meil praegu piinlik on, aga see on lihtsalt nii šokeeriv, et ma olen seda pidurdanud, ma olen üritanud kontrollida, ma olen seda nii-öelda oma annet nagu tagasi hoidnud. See on hästi ilus, et sa selle siia nagu, selles mõttes tood selle siia ka, et päris põnev on pärast võib-olla vaadata seda human designi pilti ka siin meil pausi ajal, et siin võib olla see, et ka mingid väravad, siin meie ruumi peale tulevad mingid kanalid kokku, vaata, et kus see on nagu lubatud. Aga jaa, hästi huvitav kogeda ka seda kohta, kus et loomulikult jooksevad ju kõik hirmud nagu, mida küll saate kuulaja nüüd arvab, ma siin nagu esimestes saadetes ulun siin ja oma protsessist. No ma saan aru, et tegelikult see on midagi sellist, mis nagu on jumalast okei, sest me kõik kogeme erineval eluhetkel neid. See on ehedus. Ja see on lihtsalt nagu see koht, et saan aru, et nagu päriselt olla kontaktis sellega, mis praegu on. Ja ma olen alati küsinud, ma ei tea, ma tahan seda praegu sinu käest küsida. Hästi huvitav. Et kui laps või ka täiskasvanu nagu karjub elu eest, vaata, et ta on nagu vihane ja siis ta karjub ja lõhub. Siis minu jaoks, et seal ongi see, et kas ehedus saab, et ma näen ka seda, et ehedus on selles hetkes, mis ta on ja see, kuidas see väljendub. Aga ma olen kogu aeg mõelnud, et kas on nagu ehedusel on nagu need erinevad, vaata need nagu nurgad, et kas see, kui me nagu elame välja seda hirmu nii-öelda nagu destruktiivselt, et kas see on ka ehe? Vaata, tegelikult on need erinevaid tasandeid justkui, on ju. Et kas siis, kui me oleme hävitavad, kas me oleme siis ehedad? Mina arvan, et oleme, aga lihtsalt seda on kuidagi eriti teistel inimestel on seda kuidagi väga raske taluda. Just sellist destruktiivset ehedust. Aga jah, ta on mingi nagu appikarja ikkagi. Ta on siuke ehe appikarja, et kui sa ikkagi appi karjud, siis sa oled ju ehe, eks. Ja ma just ka enda lapsega viimasel ajal ta on küsinud, laps tuleb, räägib sulle, tuleb seeme koolist koju ja siis ütleb, et see asendusõpetaja lihtsalt karjub meie peale kogu aeg. Ta ei saa nende poistega hakkama. Mis ma mõtlen, aga teile, et kui sa nagu puhtalt vaatad niisugusest vaatest, et millal sina karjud? Et millal sul tuleb niisugune tunne, et ma abitu tunnen. Nojah, kui ma väikse õega ei saa nii, et ta teeks nii, nagu ma tahan. Ehk siis see abituse koht ja see, nagu sa ütlesid, appikarje. Et tegelikult inimesed ju hakkavadki karjuma või tõstavad häält teiste peale sellepärast, et nad enam ei tea, kuidas selles olukorras praegu seda juhtida. Ja ma ise ka jõudnud selle enda sees selleni, et võib olla ka väga erinevas sageduses ehe. Selles mõttes, et eneseväljendus saab olla ikkagi ehe sõltumata sellest, kus me asume. Kui teadlikud me oleme või ei ole. Et see on nagu hästi huvitav. Kusjuures me oleme täna päris palju rääkinud sellest nii-öelda rääkimisest ehk enda väljendamisest ja see hetk, kui mul kuidagi avastasin selle rääkimise enda jaoks, siis see oli ka see koht, kus ma hakkasin avastama iseennast, et ma kuidagi märkasin, et ma saan endaga kontakti ja siis tuli mingi selline infokill, et kui ma sõnastan iseenda tundeid, siis ma tegelikult ühendan vasakut ja paremat ajupoolkera. Ja see tundus nagu nii äge, et see on see, mis on päris ja see on see, mis olen mina. Ehk see, et kui ma tahan olla mina,
siis ma lihtsalt, see üks võimalus on sõnastada iseenda tundeid. Ja ma olen seda, kuna see on nii põnev, siis ma seda teen aeg-ajalt kodus omaette. Ja siis huvitav on see, et mul tuleb alguses, nagu ma tean, mida ma hakkan rääkima. Ja siis poole jutu pealt ma justkui kuulan iseennast ja mul on nii huvitav, sest siis tuleb kuskilt mingi selline huvitav jutt, et ma isegi ei teadnud, et ma selleni jõuan ja siis on ohoo, et nii äge, selline asi ja siis vahest tuleb kähku üles ka kirjutada, et sest kipub meelest minema. See ei salvest, siia ei salvestu hästi. Ja samas mõtle, kui mitu kihti seal on, et sa tunnistad tundeid. Et sa sõnastad, siis sa tunnistad, sellega sa nagu aktsepteerid seda, et sa seda tunned ja siis sa veel ütled iseendale, et see on okei, et sa seda tunned. Tegelikult sellel hetkel toimub nii mitu ühendust ja siis on veel see teadlik vaatleja, kes nagu vaatab, et sa tunned seda tunnet, et sellel hetkel tegelikult on ju, et seal on nii palju mitmeid. Nähtavaks, kui nad muidu on seal kuskil peidus, siis ma toon nad nagu iseenesest kas või teistele inimestele, et see ongi looming, ehk see tuleb minu seest, ehk ma siis, see ongi looming, et ma toon oma tunded nähtavaks. Et kui me nüüd edasi lähme kunsti peale, siis tegelikult kunst ongi see, et kunstnik võtab selle oma tunde ja lõpuks materialiseerib selle, mis iganes viisil. Just, et see läbi enda toomine ja öeldaksegi, et inimene ju selleks, et ta kogeks seda elusat elu ja nagu ka mingi aeg tagasi ma uurisin enda jaoks siis tähenduslikku elu. Ja seal on üks hästi oluline komponent sees, mis teeb elust tähenduslikku elu. Ongi see, et me tajuksime, et me oleme loojaga üks. Ehk siis, et me oleme võimelised tooma läbi enda loomingut. Et kui me seda kontakti ei saa, siis me tegelikult elu ei koge täiuslikuna või tähenduslikuna iseenda jaoks. Et seal on veel paar erinevat komponenti juures, aga tegelikult see, kui me ei tunne ühendust nagu ümbritsevaga, Jumalaga ja see, et me nagu selle nagu lubame endast läbi tuua, siis see teeb, et ainult õnnelik olemisest ei piisa meile. Et me justkui peame kogema neid kõiki spektreid, et kui me kogeme ka päriselt hirmu, nagu sa ütlesid, et üsna ärev ja elev samal ajal oli siin alguses istuda, üsna kuum ja kõik on ju. Aga see tegelikult pani sind kogema seda, et su elul on mingi nagu nii-öelda tähendus või sellel elul on mingid nagu mekki või see, et me mõnikord valime lihtsalt olla nagu apaatsed ja võib-olla osad inimesed ju ja mina ise ei usu isegi sellesse, kuidas ma ütlen, depressioon, ma usun küll, et depressioon on haigus, on ju haiguslik seisund või ma usun, et see on olemas, aga teisalt ma ütlen selle kohta, et minu jaoks seda ei ole olemas. See on nagu, et see on nagu kaks aspekti, et jah, et kui me lähme meditsiiniliselt läheneme, siis jah, kindlasti on võimalik aju mingite näitajatega öelda, et jah, tal on depressioon, aga teisest küljest ma olen täiesti kindel, et see on tegelikult lihtsalt sümptom sellest, et me pole endaga kontaktis ja sellega, mida me tahame ja sellega, mida me võib-olla peame siia maale tooma läbi enda, selle loojaga endas. Me pressime teda tagasi. Ja siis me oleme apaatsed. Ja siis me ei taha elada ja me ei taha kogeda elu. Siis tekib see surve ja pinge ja päris raskeks läheb olemine. Kuidas sulle tundub, kas meie vestlus täna sel korral siin on kuidagi, mul on tundub niisuguses mõnusas kohas ja mulle väga meeldib sinu naeratust näha. Et see naeratus on lihtsalt muutunud, see naeratus tegelikult alguses ka, ega nüüd ma näen seda nagu veel mingit erilist värvi selles. Ja nii minu jaoks kindlasti väga ilus kingitus, et ma luban endal veel, mulle meeldib lasta enda sees, samal ajal kui ma olen siin ja vestlen, et lubada enda sees ka käia sellel protsessil, mis minu sees tegelikult seda tunnet ära tunneb, mida ma enda kohta nägin. Nii et väga äge koos loomine, aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja sina hea vaataja, kui sina tahad olla siin
selleks aktiveerijaks. Ja no täpselt me ei tea kunagi, kuidas see vestlus läheb ja see oligi see minu taotlus, sest see tekitab mulle ju elusa tunde, ma ei tea ju, kuhu see läheb. Ja et siis 31 mai on meie järgmine salvestuskord. Ja siis on võimalik siin istuda, minuga koos nautida, on võimalus tulla ka külaliseks kuulama. Ja kui sulle meeldis see, mis me rääkisime ja kuidagi kõnetas ja tahaksid taolisi vestlusi enda feedis kohata, siis pane ka subscribe või follow vastavalt siis kas YouTube'is või Spotify's, kus siis on võimalik endale seda koju kutsuda või siis nii-öelda seda meeldetuletust, et me oleme taaskord jagamas mingeid pärleid. Igal juhul ülitore oli ja näeme taas.